no tšau, ühesõnaga Tartus Ülenurme lennuväljal Speedest meie hooaja lemmikvõistlus alati ja oleme tegelikult juba kvalifikatsioonid ära sõitnud. Hakkame pihta, et esimene ring vajusin tagasi täpselt samamoodi nagu eelmisel aastal, aga läks nii hästi, et ajavõtuga oli mingi probleem ja anti meil kohe sealt uus sõit. Saame uue sõidu. Ajavõtuga väidetavalt oli mingi probleem. Mulle endal tundus, et äkki ma vajusin, aga ja siis sain juba aja kirja ja kohe kolinal lõhki 11.7.0. Ei, 11.7.4 tähendab. Aga ühesõnaga, ja see oli veel niimoodi, et ma lasin siis üks 10-15 meetrit enne finišit, lasin tegelikult gaasi maha ka täiesti, et auto natukene liiga kiire selle indeksi jaoks praegu. Hästi natuke vajus tagasi. No see on sama, miks ma eelmine aasta siin sealt top 4 ära kaotasin, vaata. Aga kuidas selle esimese ja teise sõidu vahe oli, kus sa tunned? Mõlemal juhul oli auto sitaks kiire ja see... Aga grippis üli hästi. Aga esimest sõitu sa nägid ju kergelt poos kinni või? Ei, ta nagu ei tundnud, et oleks palju poonud. Teine sõit oli, idekas launch, nii võikski launchida, vaata, ja ma sain flatiga teisele ja sellepärast on kiire ka. Aga esimesel läks ka, esimene ring oli ka, esimesel teisel oli väga ilus. Oli kuulda, tegi pauku ka? Ei, pauku ei teinud, aga ta oli ilusti, läks, oli näha, et see oli kiiresti vahetada. Muutsime natukene siin seadet, võtsime boost'i maha, et 0,1 barri jagu võtsime siis boost'i veel maha, et sõidame nüüd 1,7 barri boost'iga ja siis teine sõit poos natukene kinni ka stardis ja panime siis, lõpus lasin maha ka ikkagi, sest tundus ikkagi kuidagi kiire. Siis tuli aeg 12.1. Ei, ma lasin maha jälle mingi 10-12 meetrit enne lõppu midagi. Oleks võinud põhjas hoida nüüd, jah? Aga äkki, ma ei tea, kas ta saab või siit ei saa? Vist üks ring peaks veel olema, jah? Nüüd lasegi siit nii, et viisama võtab. Muidugi siin oli see ka, et ta poos stardis kinni, 60 feeti oli all. Et see on nüüd natukene see ka, vaata. Me lasime boost'i maha, aga see mõjus nüüd natuke launchile ka. Et võib-olla peaks launchi natukene nüüd äratama jälle, vaata. Ja nüüd siis 3. ringi sõitsime. Väga võrdselt reaktsiooni võetud, aga poole maa peal Siim Pärtel juba ees 0,5-ga. Ja 11.97 Siim Pärtel väga lähedale 11.9-le klassiindeksile. See oli ilus. See praegu võiks olema isegi hetkel kõige täpsem selle klassi indeks. 11.97, et ka lasin ikkagi väikse törtsu maha, võib-olla ei oleks vaja olnud, aga samas võib-olla kui ei oleks teinud, siis oleks äkki lõhki olnud. Vähemalt nüüd on ilus kvalifikatsiooni aeg olemas, vaatasime siin tabelitest, et hetkel tundus, et siis tänase päeva siis teine kvalifikatsiooni aeg. Nüüd lähme Ellikatesse ja vaatame siis, kes meil siit vastu tuleb ja kuidas läheb sellega. Loodame, et sõita saab ilusti. Vihmapilved on. Loodame, et see võistlust siin pooleli ei jäta meil ja saab ikka sõita ilusti lõpuni. Kõik ringid. Nüüd maha lase. Natuke oleks palju, siit oleks tulnud hea sõit ka. Pidime Mõtseriga finaali tegelikult sõitma, aga lähme ühte hoopis praegu. Ei saanud valida. No nii, siin on vist Tallinn versus Tartu. Ja. Spartan Racing ja Margus. Speedestil üldiselt on Siimul kenasti läinud. On.
mõtlema. ja lahkus Midagi on katki. veoskeemi osa. Fuck. No ta on põlemaga läinud, nii et see pole kõige hullem. See pole praegu kõige hullem. Vähemalt ei põle. Praegu lohutus Siimule, vähemalt ei põle. Ühesõnaga, meie päeva lõpetas siis vana hea välimine veovõlli ots esisillas. Selles mõttes on kahju natukene, et esimeses Ellikas, et oleks võinud kvallis juhtuda, oleks jõudnud ära vahetada, meil olid asjad olemas ja kõik, aga Ellikas pole midagi teha, tuleb koju ära minna. Et oli täiesti uus tükk seal, et enne eelmist võistlust panime tutikad korralikud SKF-i veovõllikomplektid sinna ette, et selles mõttes on natukene on kahju, et nii läks, et ei olnud mingi vana tükk seal ega midagi sellist. Ja veel niimoodi, et ei saa midagi teha vahepeal. Aga remondime need katki läinud tükid ära ja järgmine võistlus siis on 10-11 august Kiltsil jälle. Lähme siis sõitma ja proovime siis ikkagi nautida Ellikaid ka järgmine kord. Raske on natukene rõõmust nägu teha selle asja peale. Eelmine kord oli nagu oma viga, aga nüüd oli lihtsalt nagu võeti ära see sõit. Tehnikasport, autod lähevad katki vahepeal. Audid eriti. Lähme koju ära.